Oswald Spengler, Õhtumaa allakäik. Oswald Spengleri teos Õhtumaa allakäik on üks 20. sajandi mõjukaimaid kultuurifilosoofilisi käsitlusi, milles autor esitab julge ja mastaapse vaate ajaloo kulgemisele läbi kultuuride tsüklilise tõusu ja languse. Spengleri keskne tees on, et tsivilisatsioonid ei arene lineaarselt ega lõputult, vaid järgivad loomuliku elutsükli sarnast arengukõverat, sünnist õitsengust kuni vältimatu allakäiguni. Eesti lugejani jõudis see keerukas ideemaailm 1940. aastal Leonard Pahteri koostatud refereeringuna, mis ilmus Eesti Kirjanduse Seltsi populaarteaduslikus sarjas Elav teadus. Kuigi tegemist ei ole täieliku tõlkega, on see tekst ja ometi selge ja põhjalik ülevaade Spengleri mõtlemisest ning kultuurikriitikast, tuues need mõtted arusaadavalt ja süsteemselt eesti keelde. Pahteri töö on väärtuslik mitte ainult sisult, vaid ka kultuurilooliselt. See on osa Eesti vaimse elu pingutustest, mõtestada oma aega ja tsivilisatsiooni saatust üleilmses kontekstis. Täna, aastakümneid hiljem on selle teksti ettelugemine võimalus taas luua silda meie ja ühe sajandi taguse maailma tunnetuse vahel. Rahvas, rass, keel, natsioonid, ürg ja vellarahvad. Rahva mõistet on tarvitatud senini romantilises tähenduses. Kui kuskil esineb mingi uus religioon, ornamentika, ehitusviis, riik või suur laastaminegi, siis küsib uurija ikka, mis nimeline rahvas seda tegi. Rahvas oleks seega midagi ürgset. Tema teeb ajalugu. Ajalugu on rahvaste ajalugu. Kõik muu, kultuur, keel, kunstid, religioon on rahva loodud. Riik on rahva vorm. See romantiline rahva mõiste sisaldab suurt paatost ja seepärast ei sallitata kriitikat. Kuid kõik see on väär. Kõik, kes jääajas saadik maa peal elavad, on eeskätt inimesed, mitte rahvad. Nende elu ja saatus on määratud kõigepealt sellest, et vereühendus vanemate ja laste vahel tekitab loomulikud grupid, mis omavad märgatavat tungi ajada juuri teatavale maa-alale. Ka nomaadid liiguvad vaid teatavates piirides. See viitab olemise taimelis-kosmilisele kestusele, mida tuleb nimetada rassiks. Suguharu, suguvõsa, perekond, kõik need tähendavad kitsamal või laiemal maa-alal edasi ringlevat verd. Inimesel on nagu olemas veel loomaline külg, aisting, mõistus ja keel kui vorm, mille kaudu ühe teadvus teisega ühendusse astub, kui läbikäimise tehnika. Iga keel on paljusid üksikolendeid ühendav ärkvel olemise vorm. Rass on midagi kosmilist ja hingestatud. Ta on kuidagi rütmiline ning tingitud astronoomilistest seikadest. Keeled on kausaalsed kujutelmad. Meile paistab, et rassi võime ära tunda vaid silmaga, kuid rass ei ole mitte midagi nähtavate tunnuste kompleks, vaid ta omab ka teatavat osa, mis ei ole tajutav optiliselt. Ja nimelt lõhna, häält.
kõnelemisviisi ja nii edasi. Rass omab juuri, rass ja maastik kuuluvad kokku. Teisiti on lugu keelega, mille kodumaaks on selle tekkimise juhuslik koht. Keeled rändavad ja on levitatavad. Puhtaim rassi väljendus on aga maja, millega inimene on seotud kosmiliselt nagu lindpesaga, mille vormid on kujunenud iseenesest mõistetavusega alateadvuslikult. Rahvas on mõiste, millele peame lähenema äärmise ettevaatusega. Ajalugu kasutab seda mõistet tihti kriitikata. Kuid kas helleenlased, toorlased, spartalased on üks rahvas? Kas moodustasid roomlased rahva, kes olid siis aga ladinlased? Millised rahvatunnused on ameeriklasel, juudil, puuril? Veri, keel, usk, maastik. Mis sellest kõigest on mõõdu andev rahva äramääramiseks? Vastame kohe. Rahvas on kogum, mille aluseks on ühtekuuluvuse teadvus. Kui kustub see teadvus, siis võib rahva nimetus ning üksik perekond edasi püsida, kuid rahvas on oma olemasolu lõpetanud. Spartalased tundsid endid selles mõttes rahvana, võib-olla ka toorlased, 1100 aastal ümber enne Kristust, 400 aasta ümber enne Kristust, aga kindlasti enam mitte. Rahvaste saatusest peame lahutama nende nimede saatuse. Need on sageli veel ainsad, mis säilinud. Ajaloolased on tihti kirjutanud rahvaste asemel nende nimedest, unustades, et ka nimedel on ajalugu oma saatus, rändamised, tõusud ning kaotused. Rahvas on kõigepealt hingeühtlus. Mitte rahvas ei ole suurte ajalooliste sündmuste ajendiks, vaid alles suured sündmused on loonud rahva. Ameeriklased ei ole Euroopast sisse rännanud. Kootid ja Osmanis kujunesid alles oma rännaku saatuse läbi selleks, mis nad hiljem olid. Hollandlased ning sveitslased eksisteerivad ainult Habsburgidele vastu hakkamise tõttu. Mitte ühine keel, mitte kehaline põlvnemine ei ole otsustav. Mis rahvast, elanikkonnast eraldab? See on alatine, sisemine elamus meist. Mida sügavam on see tunne, seda tugevam on kogumi elujõud. On olemas vaikseid või energilisi, kiirelt mööduvaid või ammendamatuid rahvavorme. Nad võivad vahetada keelt, nime, rassi ja maad, kuid senini, kui kestab ühendav hing, kestab ka rahvas. Rooma nimetus märgib Hannibali ajal rahvast, Trajanuse ajal veel vaid elanikkonda. 10. sajandil ärkas äkki Euroopa vaustiline kultuur, mis avaldus arvutuis vormides. Ühes kõige sellega tekkisid mitmesuguseist karolingide riigi elanikest. Saksid, svaabid, vrangid, läänekootid, langobardid, äkki sakslased, prantslased, hispaanlased, itaallased. Senine ajalooteadus on tahes tahtmata mõistnud neid rahvaid kui midagi primaarset ja kultuuri kui rahva produkti. India rahvas olevat India, helleenik Kreeka kultuuri loojad. Sellele tuleb aga kogu teravusega vastu vaielda. Suured kultuurid on midagi ürgset ning tekkinud hinge sügavusest. Rahvas ise on alles kultuuri produkt. Rahvaid, kes elavad kultuuris, nimetame rahvusteks, natsioonideks. Natsioonid erinevaid rahvaist enne ja pärast kultuuri. Natsiooni aluseks pole ainult ühtekuuluvuse teadvus. Natsiooni aluseks on teatav idee. Sügav on iga natsiooni juhul eriline suhe saatusega, ajalooga, mis määrab ka suhted rassiga, keelega, maaga, riigiga, religiooniga. Ürg- ja villarahvaste elu on selle vastu zooloogiline üles- ja allakäik, plaanitu protsess, mille juures paljugi sünnib sihita ja mõõtmatus kestuses. Kuid teatavas tähendusrikkamas mõttes ometi ei sünni mitte midagi.
Idakootid olid suure saatuse kandjad, kui neil pole õigupoolest ajalugu. Nende lahingud ning asenduslik tegevus sündisid ilma sisemise idee vajaduseta ja olid sellepärast episoodilised. Tähenduseta oli ka nende lõpp. Tiberius oli viimane valitseja, kes püüdis Rooma rahvust ajaloole päästa. Marcus Aurelius kaitses veel vaid Rooma elanikkonda, kellel enam ei olnud ajalugu. Rahvuse elukestus on tema olemusega enam-vähem ette määratud, samuti rütm, millega täidub tema ajalugu. Natsioonid on ühtlasi ka linnu ehitavad rahvad. Linnustes on natsioonid tekkinud, koos linnadega küpseb nende maailmateadvus täieliku kõrguseni ning koos linnadega nad ka kustuvad. Linnapilt omab natsionaalset karakterit. Rassipärane küla ei oma seda veel mitte ning maailma linn enam mitte. Iga natsiooni esindab ajaloo ees vähemus. Ajaloo alguses on selleks aadel, kelles avaldub teadvusetu, suurestiililine natsionaalkarakter. Linnade tekkimisega saab linnakodanlus natsiooni kandjaks. On olemas ikka üksikud ringid lugematus astmestikus, kes rahva nimel elavad, tunnevad, tegutsevad ja vajalikul korral ka surra oskavad. Nii on see ikka olnud kultuurrahvaste juures, et ainult vähemus on natsiooni esindaja ajaloo ees. Teisiti on see vellarahvaste juures. Natsioonid on nagu kõik teised kultuurisümbolid ainult väheste inimeste sisemine omandus. Selle omamiseks sünnitakse, nagu sünnitakse kunstnikuks ning filosoofiks. Kui rahvas vaimustuses üles tõuseb oma au ja vabaduse eest võitlemiseks, siis on alati vähemus rahvast vaimustatud. Neil momentidel tekib ka ajaloota talupojas muudatus. Ta saab natsiooni liikmeks. Maailmalinnas tekib vähemuse kõrval, kes omab ajalugu ning juhib natsiooni, veel teine liik inimesi, ajaloota, ajatuid, literaalseid, põhjuste ja põhjendite inimesi. Nende mõtleva teadvuse jaoks pole rahvuse mõistel mingit arusaadavat sisu. Nad ei kuulu sellesse enam, sest ainult kultuurrahvad on olemisvoolu vormid. Kõik natsionaalne on rassiline. Sündinud maailmalinna kodanik, maailma rahust ja leppimisest unistaja on vellahlikkuse vaimseks juhiks. Panem et circenses on vaid tingimustetu patsifismi teine vormel. Puhas iseenesele toetu mõtlemine on alati eluvõõras, järelikult vaenuline ka ajaloo, rassi ja sõja vastu. Igas rahvas esineb niisuguseid ajaloost taganenuid. Nad omavad vaimu ajaloos kõrget seisukohta. Nende hulgas on kuulsaid nimesid, kuid ajaloo seisukohalt on nad väärtusetud. Patsifistlikud maailma parandajad esindavad vellahite ideaale. Nende tagajärjeks on natsiooni võõrdumine ajaloost. Kuid rahvas ei saavuta sellega igavest rahu, vaid muutub ajaloo objektiks teiste kasuks. Rooma rahu tagajärjeks oli, et vormitud 100-miljonilised elanikkude massid muutusid sõjakate välisvaenlaste väikeste hulkade võimutahte ohvriks. See rahu nõudis ohvreid, mille ees kahvatavad Kanna lahingu tulemused. Babyloni, Hiina, Egiptuse, India maailmad käisid ühe vallutaja käest teise kätte ja maksid võitluse oma verega kinni. Kui mongoollased 1401. aastal võitsid Mesopotaamia, siis tegid nad ennast mitte kaitsva Bagdaadi elanikkonna 100 000 peakolbast endile võidumonumendi. Need vaimsed velhid ei ole oma tegevusega inimkonnale mingit kasu toonud ega midagi suutnud teha maailma rahu heaks. Kord olid rahvad verd valanud eneste eest
Hiljem pidid nad seda tegema teiste eest. Selles ainult on vahe. Riik ja ajalugu. Riik on rahvas vormis. Siin on juttu riigist suures stiilis, nagu see tekib koos kultuuri koos ürgseisustega. Mingisugust riiki lihtsaimas mõttes omavad juba üksikud loomaliigid. Riigi teguvõimsus ei baseeru mitte kirjutatud põhiseadusele, vaid hästi töötavale valitsusele. Kirjutatud põhiseadus omab ikka vähest tähendust tegeliku vormis olemise kõrval, mis kujuneb ajakogemustest ning natsiooni omadustest. Mida tugevam on see riigi loomulik vorm, seda kindlam on selle teguvõimsuse ettenähtamatuil juhtumeil. Sealjuures on tähenduseta, kas riigi tegelik juht kannab kuninga, ministri või parteijuhi tiitlit. Iga kultuuri suurestiilne ajalugu algab feodaal ehk lääniriigiga. See ei ole veel riik tuleviku mõttes, vaid kogu elu korrastatus, arvestades ühtseisust. Rassi inimeste keskel selle sõna uhkeimas mõttes tekib tähtsuse astmestik lihtsaist rüütleist kuni kõrgeima lääni isandani, kes siiski on vaid primus inter pares. See toimub ühel ajal suure toomi ja püramiidi arhitektuuriga. Kuid lääninduse tõus ja langus on üksteise lähedal. Keset ürgseisuste õitsengut tekivad tulevaste natsioonide algmed ja sellega ühenduses ka riigi idee sõna tõsises mõttes. Kõikjal esineb edasi teatav aeg, kus läänindus on juba langusel, tõusev riik aga pole veel jõudnud oma kõrgusele. See vaheaeg on olnud alati ja kõikjal hirmsate kriiside allikaks. Egiptuses oli see 6.–8. sajand dünastia ajal. Hiinas algas see 9. sajandil enne Kristust. Lääne-Euroopas 13. sajandil renessansstiili ajastul. See vapustus tähendab
riigi võitu seisuste üle. Seni oli riik samane aadli staatusega. Nüüd aga tekib idee, et üle aadli on veel midagi ja nimelt riik. Ürdne riigi mõte on kuni loomamaailma ulatuva enesest mõistetavusega seotud üksiku valitsemisega. Seda enesest mõistetavust tunnevad hingestatud hulgad otsustavatel momentidel, kui nende hulgast tõusevad üksikud isikud, juhid, kellele hulgad kuulekalt alistuvad. See kordub suurte eluühikute, rahva ja riigi kujunemisel ainult aeglasemalt ja mõnikord mingi suure sümboli pärast mõne teissuguse vormi maski all. Selle kosmilise tõsiasjaga on seotud pärandamistahe, mis tugeva rassi puhul loodusjõuliselt ilmub. Selle tõttu juhi olemus kandub üle järeltulijatele. Tekib dünastia. Mida rohkem läheneb riik oma puhtale vormile, seda absoluutsemaks ta muutub, vabanedes igast teisest vormi ideaalist. Seda suuremat kaalu omab natsiooni mõiste seisuste üle. Veel kord tõusevad endised võimud, aadel ja preesterkond, kellel kõik kaalul riigivõimu vastu, tekitades suuri sisemisi võitlusi ja rahutusi, millest võtab ühel poolel juba rahvas laias mõttes osa, omades sellega poliitilist tähendust. Õhtumaal tunneme seda ajajõrku niinimetatud vrondide võitluste all Prantsusmaal. Hiinas vastab sellele Ming-Chu aeg, vanas Kreekas türannide aeg. Antiikses linnriigis nimelt, kus puudusid dünastiad, kus aadel üksi oli poliitiliselt mõõdu andev, kujuneb türannide näol midagi dünastia sarnast, mis toetub mitteseisuslikule rahvale ja viimase koos endaga teatud võimule aitab. Riigi idee jääb võitjaks seisuste üle. Prantsusmaal ning Hispaanias võidutseb piiramatu kuninga võim. Saksamaal on iga väike vürst piiramatu võimuga oma riigikeses, kuigi keisri võim kahvatub. Inglismaal kujuneb seisus esinduse parlamendi absolutism. Parlament on puutumatu nagu kuningad. Selle ajastuga on kultuurriikide olemisvõimalused realiseeritud, on saavutatud poliitilise vormi kõrguspunkt, mida riik enam ei ületa, kuid kauaks ka ei säilita. See on ajastu, kus kunstid on jõudnud kõrgustipule, ajastu, mida iseloomustab suursugune poliitika oma kunstipärase kabineti diplomaatia filigraaniga. Sümboolsete üleisikuliste vormide kõrguspunkt on Hiinas 600 aasta ümber enne Kristust, antiikmaailmas 450 aasta ümber enne Kristust ja õhtumaal aasta 1700 ümber. Langeb seega kokku kultuuri hilisajastu tippudega. Hilisajastuga aga on ka riik ja kultuur jõudnud piirile, kus algab üleminek tsivilisatsiooni, kus neljas seisus segab end otsustavalt sündmuste käiku ning esimest korda jõuks kujuneb. Riik oma nõudmistega muutub linnamõistusele koormavaks. Samuti nagu koormavaks on muutunud kunstis barokiajastu suured vormid. Ühteviisi on see kultuuriküpsede vormide koormavaks muutumine, maksev kõlbluse, kommete, kunstide, mõttestruktuuri kui ka poliitika kohta. Kodanlikud revolutsioonid, mis ikka toimuvad linnades, tähistavad vanade vormide ja sümbolite mittemõistmist. Neid asendavad käega katsutavate eesmärkide taotlused, olgu kas või vaimustatud mõtlejate või maailma parandajate unistuste realiseerimiskatseis. Vaid see on veel midagi väärt, mida õigustab kõikvõimas mõistus. Kuid ilma sümboolsete, metafüüsiliselt mõjuvate vormikõrgusteta kaotab natsiooni elu oma sisemised jõud ja võimaluse enese maksma panemiseks ajaloolises elus.
kodanlus, see linliku vabaduse seisus, pole aga alati oma tegude isand. Ta on üksmeelne vaid mõne teise seisuse vastu, kuid uue ehitamisel jaguneb ta üksikuteks erihuvilisteks gruppideks. Vaba olla millestki soovivad kõik. Vaim soovib ellu viia igavest õiglust ajalooliste tõsiasjade vastu. Raha tahab saada vabu käsi ärilisteks otstarveteks. Lisaks ilmub ajaloolisele näitelavale tsivilisatsiooni ajastuga uus jõud, kes puudus veel vrondide võitlustes, Inglise revolutsioonis ja ka esimesel türannide ajastul. Nimelt pööbel. Tsivilisatsiooni linnadesse kogunevad juuretud inimmassid, kes ei kuulu ühessegi kutseklassi või seisusse. Südame sügavusest ka mitte töölisklassi, olgugi et nad on töötama sunnitud. Instinkti järgi kuulub siia kõikide seisuste ning klasside liikmeid. Juuretud talupojad, literaadid, ruineeritud äritsejad, kõigepealt aga alla käinud aadel. Pööbli mõju ületub tema arvu, sest pööbel on alati kohal. Kui toimuvad suured sündmused, on kõigeks valmis austuseta korra vastu. Oskab kasutada sündmusi enda kasuks ning leida ideelist kaasabi tihti intelligentsi poolt. See ajastu omab erilist tähendust sellegi poolest, et tõsiasjade valdkonda tungivad ja püüavad realiseeruda abstraktsed jõud. Barokkriigile, mis oli sügavalt vere ja rassi väljendus, tekib vastand ratsionalismis, mille jumalateks on igavesed tõed ja mõisted. Poliitilise tähenduse omandavad raamatud ja teooriad. Aga kriitiline vaim on ainult üks neist tendentsidest, mis lähtuvad korraldamata massist. Abstraktsete mõistete kõrvale tekib maa ürgväärtustest vabanenud abstraktne raha. Mõtleja kabineti kõrvale poliitilise jõuna kontor. Mõlemad need on sisemiselt sugulased ning lahutamatud ja kehastavad varase aadli ja preesterkonna vastuolu jätkumist kodanikkonnas. Raha on puhas tõsiasi ning sellena üle ideaalsete tõdede. Viimastel on tõsiolude maailmas ainult vahendi väärtus, lööksõnade näol. Demokraatia ja plutokraatia on sama tähenduslikud. Nad suhtuvad üksteisesse kui soov tõelikkusesse, nagu teooria praktikasse. Kõikide maailma parandajate vabaduspüüdlaste traagikoomikaks on see, et nad meelt heitvas võitluses raha mõju vastu toetavad viimast just selle võitlusega. Taotletakse avaliku arvamuse vabadust, aga selle vabaduse juurde kuulub selle mõjutamine rahaga, samuti kui ajakirjanduse vabaduse juurde ajakirjanduse omamine ja valimisõiguse juurde valimisagitatsioon, mis mõlemad on raha küsimused. Ideede esindajad näevad vaid ühte külge, raha esindajad töötavad teisega. Kõik mõisted liberalismist ja sotsialismist on tekkinud raha kaudu ja raha huvides. Tiberius Krakuse rahvaliikumise võimaldas rikaste ratsanikkude seisus ja niipea kui need tagasi tõmbusid, vaibus liikumine. Caesar ja Crassus toetasid Catilina mässu liikumist, mitte omandi, vaid senati partei vastu. Vaim mõtleb, raha juhib. Selline on kõikide möödunud ja mööduv kultuuri saatus alates ajast, kui suurlinn on võitnud esikoha. See ei ole ülekohus vaimu vastu, sest ka tema on võitnud ja nimelt raamatute ja ideaalide vallas, mis ei ole sellest maailmast, kuhu kuuluvad raha ja tõsiasjad. Tsivilisatsiooni algus tähistab absoluutse monarhia ümberkujunemine konstitutsionaalseks monarhiaks
ja parlamentaarseks riigiks, mille äärmiseks võimaluseks on vabariik. Ainult doktori nääride suus on vabariik omaette vorm. Tõelikult on ta vaid mitte monarhialt laenatud vormidega. Kuid tänapäeval on parlamentarism juba täielikus languses. Ta on kodanlise revolutsiooni jätkuks teiste meetodiga. Valimiskampaania oma hääletamissedelite, ässitamisega sõnas ja kirjas on tõelikult kestev kodusõda, kus iga suur parteijuht on omaette tsiviilnapoleoniks. Parlamentarism ei ole kõrguspunkt, nagu selleks oli barokkriik, vaid ainult lühike üleminek hilisajas selle orgaaniliselt kasvanud vormidega vormitusse maailma. Suurte üksikisikute, diktaatorite ajajärku. Tal on barokki ajastu häid sugemeid, nagu neid omavad 19. sajandi esimese poole majad ning mööbel. Parlamendi kombed on inglise rokoko, kuid nad ei ole enam iseenesest mõistetavad ja veres olevad, vaid pinnapealselt matkitud ja hea tahte küsimus. Säilitada vormi ka siis, kui see huvidele vastu käib. Sellele eeldusele tugineb parlamentarismi võimalus. Vaid lühikeseks ajaks oma parlamentarism sügavuse ja kestvuse paistet, tekitades võiduviljana vaimustust nagu iga teine noor ideaal. Kuid parlamentarismi saavutamisega on ta ka õigupoolest ületatud. Niipea kui parlamentarism on kaotanud noore ideaali külge tõmbejõu, kui tema pärast enam ei minda barrikaadidele, tekivad väljaspool parlamenti abinõud oma sihtide saavutamiseks hääletamise tulemuste kiuste. Nende hulgas tuleb nimetada raha, majanduslikku survet ja eelkõige streiki. Nii hästi massides kui suurte üksikisikute seas kaotab parlamentarism varsti oma aupaistuse ja 20. sajandi algusega läheb ta kiiretel sammudel vastu oma lõpule. Osale, mille ta kord oli valmistanud monarhiale. On tõsine hädaoht, et valitsema pääsevad vormitud võimud, nagu neid ammugi tuntakse Lõuna-Ameerikas ja Mehhikos. Sellega on õhtumaa ajalugus astunud hiiglavõitluste ajajärku, milles meie seisamegi juba tänapäeval. See on üleminek napoleonismist tsesarismi, mis haarab vähemalt 200 aastast arengut ja on kõikide kultuuride saatuseks. Hiinlased nimetavad seda Changgu, võitlevate riikide ajastuks. Selle algul oli Hiinas 7 suurvõimu, kes kisti lõpmatuisse võitlustesse. Aastasadu hiljem oli jäänud vaid 5 riiki järele. Hiiglavõitlused miljoniliste armeedega nõudsid rahvalt tohutuid pingutusi ja määratuid ohvreid inimeludes. Selleaegsete teadete järgi hukkus 1 000 000 inimest. Üksteise järel kadusid Hiina maailma näitelevalt need üksikriigid kuni aastast 221 enne Kristust. Tsiinide riigi valitsejale allus juba kogu Hiina ja Augustuse tiitli all rajas ta Hiina ühise keisarriigi. Ükski ajajärk ei avalda selgemalt maailma ajaloolist alternatiivi. Kas suur vorm või suur üksikjuht.
Kui natsioonid lakkavad olemas poliitiliselt vormis, siis kasvavad energiliste võimuihkajatele võimalused pääsemiseks ajaloo etteotsa. Ajalooliste traditsioonide asemel, mis on ise kosmiline potents kõrgemal määral. Nii et pole vaja geeniusi, juhuslikud suured tõsiolude inimesed etendavad nüüd otsustavat osa. Nende tõusmise juhus viib rahva üleöö sündmuste etteotsa ning nende surma juhus võib paisata kõik isikliku režiimi kadumise tõttu tagasi kaosesse. Kultuur seob kõik jõud rangesse vormi. Nüüd on see vorm lagunenud ning loodus, see on kosmiline, tungib vahetult esile. Pööre absoluutsest riigist võitlevate riikide ajastusse tähendab tõsiolude maailmas üleminekut stiilsest valitsemistraditsioonist isikliku, piiramatu, nii tahan, nii käsin võimukorraldusse. Sümboolsete üleisikuliste vormide miinimum langes antiikmaailmas Sulla ja Pompeiuse aega. Meil on ta järgneval sajandil saavutanud võib-olla juba läbitus. Suurte riikide vaheliste võitlustega põimuvad kõikjal hirmsad sisevõitlused ja revolutsioonid, mis pole mitte riigiliste, vaid eranditult põhiliselt isiklikkude võimuküsimuste teenistuses. Milliseid ülesandeid ja sihte nad taotlevad teoreetiliselt? Milliste hüüdsõnade all on sündinud näiteks Araabia või Hiina maailmas selle epoogi revolutsioonid? On ajaloo seisukohalt tähenduseta. Tõsiasjaks jääb vaid see, et ükski selle ajastu lugematuist revolutsioonidest, mis muutuvad üha rohkem suurlinna juuretu massi pimedaiks mässudeks, ei ole saavutanud oma sihte ja ei võigi saavutada. Ajalooline fakt on, et nad tähendavad vaid ürgvormide kiiret kadu ning teerajamist Caesarite võimule. Sedasama võib ütelda ka oma ajastu sõdade kohta, kus sõjaväed ei ole enam epohhi, vaid piiramatu juhi loominguks. 300 aasta ümber enne Kristust eksisteerisid veel Rooma sõjaväed, aastast 100 enne Kristust aga ainult Mariuse, Sulla, Caesari väed. Sellega ühes omandavad sõjameetodid, vahendid ning eesmärgid uued hirmuäratavad vormid. Nad ei ole enam 18. sajandi rüütliduellid, kahevõitlused. Trianoni pargis, kus kehtivad kindlad reeglid, millel üks pool tunnistab oma jõu lõppenuks, milliseid jõudusid ja abinõusid ta rakendada võib ja milliseid tingimusi teine pool, kui kavaler esitada tohib võidu korral. Nüüdsed sõjad on hullunud inimeste võitlused rusikate ja hammastega, kuni ühe poole kehaliku kokkulangemiseni ja piiritu võidu kasutamiseni teise poolt. Esimese suure näite sellest tagasilangemisest loodusse pakuvad suure Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõjaväed, kus kunstipäraste manöövrite asemel kasutati masside rünnakuid. Enam ei hoolita kaotuste suurusest. Kõrvale jääb rokokoo peen strateegia. Tekib üldine väheteenistus. Milline mõte Friedrich suure ajale oli veel täiesti võõras. Ka muutub sõjapidamise tehnika igas kultuuris selle ajastuga. Kasutamisele tulevad valimatult kõik abinõud ning mehaanilised võimalused, lülitades välja endise rassiinimese vapruse ja kangelaslikkuse. Ainult selle tõttu osutusid võimalikuks antiikaja Roodose, Syrakuusa ja Kartaago ja Aleesia piiramine ja vallutamine. Samal ajastul alustati Hiinas raua ümbertöötamisega, torke ja löögiriistaks. Suure tähtsuse omandab kiirus. Mongolite eeskujul kerkisid esile kerged ratsaväeosad, välja tõrjudes rasked sõjavankrid. Õhtuma vastaval ajajärgul võtsid sõjad äärmise dünaamilisi iseloomu.
Napoleon hakkas kasutama ratsa kahurväge, tõstis kahurväe tegevuse tõelikuks marutuleks. Edasi läheb areng Põhja-Ameerika Ühendriikide kodusõjas, mis ületab nii mõneski Napoleoni sõjad. Hakati kasutama raudteesid sõjamasside ümberpaigutamiseks. Sõjalisse teenistusse rakendatakse elektriline telegraaf ning blokaadiks kasutatakse tugevasti soomustatud sõjalaevu raskete kauglaske suurtükkidega. Maailmasõda on seda kõike veel laiendanud, rakendades oma teenistusse veealused ja õhusõjariistad. Rohkem kui kunagi enne on leidurid kaasa tõmmatud sõjaliste eesmärkide teenimisele. Kulutatud jõule vastab sel ajal kõikjal ka otsuste karmus. Napoleon on kompoformi ja rahuga kaugelt ületanud 18. sajandi tavalised rahutingimused. Samasugust arengut näeme puunjasõdade üksteisele järgnevais rahulepinguis. Aegamööda jõuti välja vastase täieliku hävitamise mõttele. Kartaago saagu hävitatud. Roomlased olid sunnitud sõdima, et oma riigi piiridel rahu luua ning anarhiat talitseda, ja see sündis ikka uute maade vallutamise kaudu. Imperialism on iga tsivilisatsiooni möödapääsematuks saatuseks, tahtku rahvas seda või mitte. Roomas algab sesarismi tugevate üksikisikute ajajärk juba Mariuse ja Sullaga. Esimene ühendas pööbli suurfinantsiga, hävitades massiliselt aadlilt, teine hävitas oma poskriptsioonidega suured rahamehed, valitsedes riiki kui isiklikku omandit. Caesar ja Crassus jagasid tollaegse maailma endi vahel. Oma võitlevate riikide ajastut näeme ka Araabia maailmas. Kuna Egiptuse tsivilisatsioonis haarab ta üksoste aja selle masendavate ja hävitavate võitlustega. Õhtumaa võitlevate riikide ajastu algab Napoleoniga ja tema vahendite vägivaldsusega. Tema oli esimene, kelle peas tekkis sõjaväelise ning ühtlasi populaarse maailma valitsemise idee ja kes seda ka täitma asus. Kui 19. sajand siiski suurtest sõdadest nii vaene oli ja raskemad kriisid lahendati diplomaatlikul teel, siis on see seletatav alatise valmisolekuga sõjaks ja hiiglariisikuga, mis lõpliku otsustuse alatiselt edasi lükkab. Napoleonist saadik seisavad alatiselt marsivalmis 100 000 ja lõpuks miljonid sõdurid ning sõiduvalmis iga 10 aasta järel uuendatavad võimsad sõjalaevastikud. See on sõda sõjata, ülepakkumise sõda valmisolekuga, relvastusega, arvuga, tempoga. Mida kauem viibib otsustus, seda masendavamad on sõdade tagajärjed. Selline on meie õhtumaa kultuuri võitlevate riikide ajastu, 1. sajandi vorm, kuna maailma sõjaga on see peaaegu lõppenud. Sellest ajast saadik on ka ületatud Prantsuse revolutsioonist pärinev väeteenistuse üldkohustus, sellest arenenud taktikaliste vahenditega. Alatiselt seisvate vägede asemele hakkavad vähehaaval tekkima kutsesõjaväed, vabatahtlikest ning sõjast vaimustatud isikuist. Miljonite asemele tulevad jälle 100 000. Kuid alles sellega astume vast õieti võitlevate riikide ajastusse. Sõjavägede olemasolu ei ole enam sõja asendajaks, vaid nad on sõja jaoks ja soovivad sõda ka tõelikult. 2 generatsiooni vältel saab olema nende sõjatahe tugevam kui rahusoovijate rahutung. Maailmapäranduse pärast kistakse võitlusse mandrid, India, Hiina, Lõuna-Aafrika, Venemaa, Islam. Nõrgemad riigid kujunevad tugevamate käes vaid võimu vahenditeks. Nende saatus on tähendusetu asjade suure käigu juures. Üha tugevamini kostab selle verise ja koleda protsessi tagapõhjal hüüe rahvaste lepitamise ning rahu järele.
nagu seda kuuldus juba Egiptuses üksuste ajal, hiljem Bagdaadis ja Bütsansis. Kuid elu on karm. Ta võimaldab vaid valiku võidu või kaotuse, aga mitte sõja või rahu vahel. Igal ajajärgul on olnud ideaale, mille sihiks sõdade võimatuks tegemine. Yang Shui katsus juba aastal 535 enne Kristust Hiina maailmas asutada rahuliiga. Võitlevate riikide ajastul seati Hiina lõunariikide poolt imperialismile rahvaste liidu idee vastu, kuid see oma poolikuses kadus juba enne Põhjariikide lõppvõitu. Ka Rooma poliitika on püüdnud maailma korraldada alustel, mis edaspidised sõjad võimatuks teeks. Nende püüete tulemused olid aga niivõrd roostitud, et nooremas Scipio partei läks otsustavale imperialismile üle, et teha lõpp kaosele. Tee Aleksander Suurest Caesarini oli paratamatu ja iga kultuuri tugevaim rahvas on pidanud seda läbi sammuma. Kas ta seda soovib või mitte, teab või mitte. Haagi konverents 1907 oli eelmänguks maailmasõjale ning Washingtoni kokkuleppe 1921. aastal on seda tulevastele sõdadele. Selle ajastu ajalugu ei ole enam hea kombeline. Vaimurikas mäng vähema või rohkema pärast, millest võib igal momendil tagasi tõmbuda, vastu panna või hukkuda. Kolmandat ei ole. Ainukeseks moraaliks, mida lubab tänapäeva tõsiasjade loogika, on mägironija oma järsul kuristiku äärel. Silmapilk nõrkust ja kõik on kadunud. Kogu tänapäeva filosoofia ei ole muud kui tagasitõmbumine ja minna laskmine ning arglik lootus müstika kaudu põgeneda tõsiasjadest. Teisiti ei olnud see ka Rooma ajal. Tacitus jutustab, kuidas kuulus Musonius Rufus kirjeldas sõjapahesid oma ettekannetes Rooma linna väravate ees seisvatele leegionidele ja püüdis neid mõjutada rahu kasuks, kuid pääses ise vaevalt eluga. Väejuht Avidius Cassius nimetas keiser Marcus Aurelius vanaks filosofeerivaks naiseks. Cesarismiks nimetama valitsemisviisi, mis hoolimata oma riigi õiguslikust formulatsioonist osutub sisemiselt olemuselt täiesti vormituks. Tähtsusetu on selle juures, et Roomas Augustus, Hiinas Huangati, Egiptuses Amosis, Bagdaadis Alp Arslan oma kohta ja ametit vanade nimetustega ehivad. Vanade institutsioonide vaim on tagasi pööramatult surnud ja sellepärast on kõik endised institutsioonid mõttetud ja kaaluta ka siis, kui neid veel piinlikult hoitakse ja peetakse. Tähtis on vaid Caesari juhi isiklik võim ja võimed. See on kojutulek vormitäiuslikust maailmas primitiivsesse kosmilisse ajaloota seisukorda. Tsivilisatsiooni alguses ja seal, kus see on löönud täiele õitsele, seisab maailma linna ime. Suur kivist vormitum meeltepilt, tohutu ja tore ning küüniliselt end laiutav. Ta tõmbab enesesse jõuetu maaeluvoolu inimmass, mis liiguvad ühelt kohalt teisale nagu tuulest aetavad liivaterad. Siin pühitsevad raha ja vaim oma kõrgemat ja ka viimast võitu. Siis aga tulevad masendavamal kujul esile ideetud ja alasti tõsiolud. Igavesti kosmiline rütm on lõplikult võitnud mõne sajandi vaimse pinge. Demokraatia kujus triumfeeris raha. Kuid niipea, kui ta oli laustunud kultuuri endise korra, tõuseb kaosest uus suurus, Caesarlik inimene, kelle ilmumisega hukkub raha kõikvõimsus. Caesarite aeg tähendab kõikides kultuurides raha ja vaimupoliitika lõppu. Valitsema hakkavad jälle verevõimud, esile tungivad ürgtungid ning murmatu kehajõud.
Rass murrab enesele tee, ta haarab maailmavalitsuse unustusse, vajub või tardub raamatute, vaimu ja probleemide maailma. Nüüd on jälle võimalikud eelajastu kangeslaslikud saatused. Caesarite ajal ei ole enam poliitilisi probleeme. Vereojad on värvinud kõikide maailma linnade tänava asfalti võitlevate riikide ajastul, et teostada demokraatiat, tõdesid ning võita õigusi, milleta elu näis mõttetu. Nüüd on kätte võidetud need õigused, kuid lapselapsi ei suudeta enam sundida omi õigusi kasutama isegi karistuse ähvardusel. 100 aastat hiljem ei mõista isegi ajaloolased enam vaidlusprobleeme. Caesari ajal võttis Roomas parem osa elanikest veel vaevalt valimistest osa. Suure Tiberiuse meelt kibestas asjaolu, et võimelisemad inimesed poliitikast hoidusid. Ning Nero ei suutnud isegi ähvarduste kaudu sündida rüütleid tulema Rooma oma õigusi kasutama. See kõik tähendab suure poliitika lõppu. Senati filosoofid ja vanurid ei väsinud kurtmast vabaduste hukkumistest ja paljudki neist liitusid vandeseltsideks. Sellepärast laskis Nerva hukata stoiklase, Paetus, Thrasea ja Vespasianus Helviduse Prissuse. Sellepärast koguti kõikjalt kokku ja hävitati Cremutius Corduse ajalooline teos, milles Brutus oli nimetatud viimseks roomlaseks. Samal seisukohal asusid Hiina Caesarid Confuciuse kooli suhtes, kus kord oli välja töötatud riigi ideaalkuju. Hiina Augustuse poolt korraldati aastal 2012 enne Kristust hiiglasuur raamatute põletamine, mis oli oma sisult mässule õhutava poliitilis-filosoofilise kirjanduse hävitamine ja kahjutuks tegemine. See tõrje valitses mõlemais impeeriumides sajandi ning varsti kadus mälestuski parteipoliitilistest kirgedest. Nüüd on aga maailm kujunenud perekondade traagilisteks ajalugudeks, millesse kaob riigi ajalugu. On vaid olemas veel eraajalugu, erastaatus, eraauahnus. Caesarite vaenud maailma omamise pärastki on eraasjad. Suured massid on loobunud sõjast. Maailma rahu ajastul on olemas vaid erasõjad, hirmsamad riikide sõdades, sest nad on vormivabad. Maailma rahu tähendab tohutu enamuse loobumist sõjast, kuid ühtlasi teadvusetut valmisolekut olla nende väheste saagiks, kes sõjast ei loobu. Maailma rahu ajastu algab üldise leppimise soovidega ning lõpeb sellega, et keegi enam kätt ei liiguta, kui õnnetus naabrit tabab. Juba Marcus Aurelius ajal mõtles iga linn, iga maaosakene veel vaid endale ning keisri tegevusele vaadati kui mõnele eraasjale teiste hulgas. Neil hingelistel eeldustel areneb teine viikingite ajajärk. Natsioonide vormisolek kandub üle juhuste otsijate salkadele ja kaaskondadele. Olgu nende juhiks keisrid, reeturlikud väejuhid või barbarite kuningad, neile kõigile on rahvas lõpuks vaid maastiku osa. Vormis oleva riigiga koos on suikunud kõrge ajalugu. Inimene muutub jälle taimeks, kodukolde küljes kinni olevaks, nüriks ning ajatuks. Esile kerkivad ajatu küla ning igavene talupoeg, sünnitades lapsi, külides seemet emakesse maasse, elades usinas mannetus askelduses, millesse löövad sõdurkeisrit ja tormid sisse. Keset maad seisavad vanad tühjad maailmalinnad, kustunud hingetühjad mälestused. Elatakse peos suhu vähese ja tagasihoidliku õnnega ja kannatatakse. Valutajate võitluses selle maailma saagi pärast tallatakse puruks massid, kuid inimese primitiivse viljakusega täituvad augud uuesti ja kannatatakse edasi.
Madaluses palvetatakse selle teise religiositeedi vagadusega, mis kõik kahtlused jäädavalt jätnud selja taha. Hingedes ja ainult seal on maailma rahu jälle tõeliseks saanud Jumala rahu, väetite, munkade ning maailmas põgenejate õndsus. Ta on tekitanud inimeses niisuguse valude talumise sügavuse, millist ajalooline inimene oma 1000-aastases arengus ei ole tundma õppinud. Vaid suure ajaloo lõpuga tekib jälle uuesti püha, vaikne ärkvel olemine. See vaatepilt on suursugune oma mõttetuse ning otstarbekusega. Suursugune ja sihitu nagu taevatähtede käik ning maakera ringlemine. Nagu maa ja vee, jää ning ürgmetsade vaheldus maakeral. Seda võime imetleda või nutta selle juures. Kuid see on nii.